Me kõik oleme tegelikult iseenda kogemuste, teadmiste ja oskuste kogum ja sõltumata sellest, millises rollis me oma elus oleme, lapsevanemad, sotsiaaltöötajad, perelepitajad, terapeudid, et tegelikult on meil need isiklikud kogemused, hoiakud ja väärtused kogu aeg kaasas. Ja lapsevanematena täpselt samamoodi. Ja enamasti, nii nagu meie esimene ettekandja täna kenasti rääkis, et need on need peremustrid üle põlvkondade, et palju tuleb meile kaasa lapsepõlvest ja kui me teadlikult ei suhtu iseenda kujunemisse, arendamisse ja uutesse rollidesse, sest partnerlusroll on uus, lapsevanema roll on meil elus uus, nendega me ei sünni, siis me ei pruugi ka nendes rollides olla teadlikud. Aga 1000 juhtumit perelepituses 25. aastal. Tegelikult on see nagu rõõmustav, et inimesed saavad abi ja tuge. Teisalt see on vähemus, see on oluline vähemus. Enamus peresid saavad ise hakkama. Ja minu meelest me ei tohi ära unustada seda ega seda positiivset poolt rääkida, et kui palju on lahku läinud peresid, kui palju on kärgperesid, erinevaid üksikvanemaga peresid, siis ikkagi nad saavad ise hakkama, ka suhetega saavad ise hakkama. Ja minu meelest see on rikkus ja väärtus, mis meil on. Kuulame nende lugusid ka. Riik, poliitikud, kohalik omavalitsus, pereellu ei peaks sekkuma, välja arvatud juhul, kui tegemist ei ole vaimse, füüsilise ja seksuaalse vägivallaga ja lastekaitsjatena, keda seal ruumis on palju ja ma loen ennast natukene teie hulka ka ikkagi. Me teame siis ka, et see lapse parim huvi. Ta on selline nurjatu väljend või konstrukt, mis on ÜRO lapseõiguste konventsiooniga 89. aastast loodud, aga seda on püütud lahti mõtestada läbi aegade erinevate eluvaldkondade tippude poolt. Juristid, psühholoogid, lastekaitsjad, you name it. Neid eluvaldkondi, kus on lahti mõtestatud lapse parim huvi, on hästi palju. Aga me ei tohiks sellesse pereellu sekkuda siis ilma äärmise vajaduseta ja minu meelest on see miskit, mis selgelt tuleb välja kui ÜRO lapse õiguste konventsioonist. Räägiti täna koostööst. Koostöö vastand on vastutöö. Ja see vastutöö on just see, kus lastekaitsetöötajad jäävad oma klientidega hätta ja pered jäävad siis oma elukorraldusega hätta. Aga seal vahel on veel üks vorm, mis on ükskõiksus. Ja see ükskõiksus võib olla seotud sellega, et ma ei tea, ma ei oska. Ja see võib olla seotud siis ka sellega, et ma ei tahagi üldse oma lapsega suhelda siis. Igal juhul ükskõik missugune nendest vormidest parasjagu selle pere puhul on meie kõigi ülesanne, kes kokku puutuvad nende peredega ja lastega, on muuta ükskõiksus ja vastutöö koostööks. Ja kui me selles õnnestume, siis tegelikult see pere ja need lapsed saavad rahulikult edasi liikuda. Parlamenti on veel enne jaanipäeva tulemas lastekaitseseaduse muutused, mis on suuresti ajendatud sellest üleriiklikust siis meedia ja muidu inimeste huvist nimesid nimetamata, aga tohutu vaidlus. Just hooldusvaidluste ja ka nende rollide, eri institutsioonide rollide täpsustamisega, et seda seadusandlust me püüame paremaks teha. Ma natukene vaidlen mõne eelkõnelejaga, et lastekaitses on vaja standardeid ja et need on erinevad. Ma arvan, et kui me võtame kogu sotsiaaltöö, siis lastekaitse on kõige paremini reguleeritud valdkond. 2016. aastast jõustus seadus, hilisema rakendusajaga ka pädevusnõuded lastekaitsetöötajatele, haridusnõue, riigi poolt rahastatud koolitus, supervisioon, viimane nüüd enam ei ole tõesti riigi raha eest, aga pikka aega ta oli ka seda, mis tähendab seda, et
et täiendavalt on panustanud ka riik kohaliku omavalitsuse rolli täitmisesse, sest tõesti lastekaitse on kohaliku tasandi ülesanne, aga meil on ka Sotsiaalkindlustusamet, kes pakub kohalikele omavalitsustele ka üksikjuhtumite puhul tuge ja toetust, kui need on keerulisemad juhtumid ja mis ei ole vähetähtis, mis on Eesti lastekaitse ülioluline suund. Alates 2010. aastast on seda trummi taotud, ühel hetkel ka tasapisi hakati kuskile jõudma. Meil on tõenduspõhised programmid oma vanemate ja oma laste aitamiseks. Multidimensionaalne pereteraapia, imelised aastad, seesama perelepituse, kogu see loogika ja ülesehitus. Et tegelikult ma arvan, et lastekaitse on üks paremini toetatud valdkondi sotsiaalvaldkonnas, mis ei tähenda seda, et need probleemid kaoksid või et need probleemid, mis on, oleksid lihtsad, ei ole ja pole mitte üheski riigis. Ja sellele vaatamata me peame usaldama oma emasid, isasid ja eelkõige lapsi ja püüdma aidata neil iseenda elu lahendada, olles seal kõrval toeks. Ja mis puudutab siis neid, kes on vastutöös ja keelduvad seda vastutööd muutma koostöös, siis nende vanemate puhul, olen seda teile öelnud varematel aastatel ka siin samas ruumis kohtudes ja julgen öelda veel kord, kui tahtlikult ei tehta koostööd ja ollakse sõjatandril, siis sa käitud oma lapse parimate huvide vastu. Ja see toob kaasa või vähemalt peaks tooma kaasa järelmid. Ja üks oluline järelm võiks olla see, et otsustusõigused lapse küsimuses, hooldusõiguse nüansid, see on hästi nüansirohke maastik, et ma siin ei hakka seda lahti rääkima, võiks jääda sellele vanemale, kes on koostööaldis, kes teeb järeleandmisi ja kui ei ole kumbagi sellist vanemat, siis teie lastekaitsetöötajad otsustajatena eraelu korraldamisel olete ka üks võimalus. Viimane, jah. Nii et mõtleme selle peale, et meil on neid peresid, kes päriselt saavad ise hästi hakkama ka keeruliste olukordadega ja õnneks on meil süsteemid, et seda vähemust, kes tõeliselt konfliktis on, aidata.